peab tunnistama, et tegelikult ju, mida eelkõneleja ütles, et see on ju kõik tõsi ja hingestatud tegevus on see, mida meie kodumaa ja Eestimaa vajab. Et mina räägin siin täna natukene teist juttu, et räägin sellest, et mis võimalusi siis meil on sellises ühiskonnas või nagu meil täna see maailm on üldse siis hakkama saada ja milliseid valikuid meil on võimalik teha, et mis oleks siis nii-öelda lahendused tänasele olukorrale. Aga enne kui ma alustan, et mind huvitaks see, et paljud siin saalis viibijast ise oma mingit maalappi peavad või seal oma maalapi peal midagi kasvatavad, et oleks kena käega märku. Täitsa palju, aitäh. Ja kas keegi teie seast on mõelnud, et seda maalappi võiks ka nii-öelda mahe tunnustada, et teada on, et me kasutame oma kodumajapidamises tihti täiesti puhtaid maalappe, aga justkui siin meie ühiskonnas on mingid direktiivid, mis ütlevad, et maalappi on võimalik ka nii-öelda mahedaks tunnustada. Et kas on kedagi, kes on sellele mõelnud või on juba isegi teinud? Mõelnud on. Väga kena. No lähme siis edasi, et paar sõna iseendast, et miks ma siin üldse olen ja mida ma rääkida tahan, et ise olen kasvanud Põltsamaal ja Tallinnas üles ja Põltsamaa kandis maatöö ei olnud ka minu jaoks võõras, et seda tuli ikka teha aeg-ajalt. Ja aastal siin 2008, et pildil olev härrasmees nimega Ahto, tutvusin selle härrasmehega. Ja 2008 oli selline aeg, kus esmakordselt oma elus vaatasin võib-olla sügavamalt iseenda sisse, et mida üldse siin elus teha ja mis mind huvitab. Et töötasin sellel ajal ühes rahvusvahelises suurettevõttes, mis tegeles transpordiga, aga midagi nagu hinge jaoks jäi seal tihti puudu ja otsisin midagi, et mis see siis enda asi teha on või ajada on. Ja kohates Ahtot sai õige pea selgeks, et see väärtus, mida siin elus kanda tahaks, need on seotud märksõnadega nagu hea tervis, oma kodumaa ja Eestimaa, vabadus teha oma valikust ja oma sellisest armastuse tundest tehtavad valikuid ja luua oma tegevusega sellist armastust ja armastavat energiat. Ja need märksõnad, kui said jagatud, siis alustasimegi aastal 2008 aastal siis Ahtoga osaühingu Loodusvägi. Ja selle mõte oli, et me tahame hakata tegelema mahetootmisega. Kuna see mahetootmine kandis kõiki neid väärtusi, mida ma siin eelpool nimetasin, me ei teadnud, mismoodi seda teha. Me mõlemad olime oma hariduselt tegelikult logistikud üldse. Seega ei olnud mingisuguseid erilisi teadmisi toidust, tootmisest, kuidas seda teha, mismoodi teha. Me ainult teadsime, et me tahame seda ja kuidagi moodi me teeme seda. Ja meie esimene toode on siin pildil on välja toodud, ma sellepärast panin, et see oli meie esimene toode, oli siis me hakkasime pakkuma Raekoja platsis mahedat metsmustika mustsõstra glögi. See glögi oli alguses valmis minu koduköögis, kasutasime mahetooreineid ja hiljem, kuna sealt samalt jõuluturult inimesed tahtsid seda kaasa ostma hakata, siis pidime ta leidma vahendi, kuidas see pudelisse panna. Pärast seda läks asi kõik kiiresti, et täna on meie tootevalikus 44 toodet. Me toodame koostöös Eesti Maaülikooli Polliaiandusuuringute Keskusega. Kõik need tooted on välja arendatud koostöös toitumisterapeutidega ja täna ekspordime seda ka Soome, Rootsi ja Taani. Et suurim ekspordiartikkel on ikkagi see esimene glögi, kes on olnud meie nii-öelda teerajaja. Aga nüüd ma tuleksin võib-olla natuke sisu poole, et aitab enda tutvustamisest. Et kui vaadata üldse, mis hetkel Euroopa maheturul toimub, siis see graafik, mida ma siia välja olen toonud, see on siis Euroopa Liidu mahe toidu jaekäibes siis olev graafik, mis näitab sellist selget tõusutendentsi ja kui vaadata ka väiksemaid ükskõik mis teisi riike mujal maailmas, siis see pilt on üldiselt täpselt samasugune. Et on selge tõusev trend ja võib-olla kõige paremini annab sellest iseloomustus seda, et üksi Eestis on täna ainult mahetoodete müügile spetsialiseerunud poode kuskil 40, kusjuures toon näite, et kuskil 10 aastat tagasi oli seda 2-3 tükki. Siis Soomes on mahetoodetele spetsialiseerunud mahepoode on umbes 165, Rootsis 280 ja Taanis umbes 200.
Ja enne kui keegi oma peas mõtleb, et ma tean küll, et need mahetooted, et miks nad nii kallid peavad seal poes olema, et miks neil selline hinnalipik küljes on. Et siin siis tahaks korra õhku visata ühe teise sellise mõtte. Et küsimus pole tegelikult selles, et mahetood on kallis. Küsimus selles, et muud toode, mis on tavaline toodang, on odav. See tähendab seda, et loomulikult on võimalik toota suurtes kogustes, kui kasutame geenmuundatud taimi, kui loomadele süstitakse hormoone ja kui kasvatame kunstväetistega ja lisame säilitusained lihale, mis võib säilida üle aasta. Et loomulikult on võimalik soodsalt teha. Ja teine probleem, mis on see, et tänases majandussituatsioonis lihtsalt meie palgad ei ole suhtelised sellega, mis mahetoode poes maksab. Aga meie palgad on suuresti tingitud just sellest, et me tarbime liiga palju importtooteid. Me ei väärtusta seda enda oma kodumaist, oma iidseid nii-öelda, nagu eelkõnelejad on öelnud, iidseid toitaineid või seda, mida on, siin eespool ütlesite ka metsast kõike saada võib. Et eks see on suur kaubandus, on suur süsteem ja selle vastu me otseselt ei saa. Küll me saame teha oma pisikesi valikuid sellega, et hoiame tähelepanu sellele, et teeme midagi tervislikku ja puhast. Aga mul on üks küsimus, et mis Eestil üldiselt takistab täna saamaks selliseks või kujunemaks üheks puhta toidu tootja maaks? Te võite täitsa julgelt välja hõigata, et mis meid täna takistab? Suurtootjate mõtteviis, vabariigi valitsus. Kas veel midagi? Maksupoliitika. Kindlasti see ka. Kas on veel midagi? Saime 3 asja. Inimene, kes vedama hakkaks, praegu kehtiv süsteem. Kõik need on väga õiged, tähendab õiged tähelepanekud. Kuid mul on üks küsimus, kas need on ühed probleemid ja väljakutsed, aga kas neile on võimalik leida lahendust? Kas on midagi siin, mis on lahendamatut? Jah, ka õige. Aga ühesõnaga ma tahaks öelda seda, et tegelikult ei takista meid mitte miski. Meid takistab see uskumus, mis on meil jäänud sellest, et meid juhib valitsus või meid juhib, meil on mingisugused süsteemid. Tegelikult on täna võimalused selleks täiesti olemas. Mina, kes ei tea tootmisest mitte midagi, kui ausalt öelda, ma ei ole seda õppinud, ei tea toiduainetest otseselt mitte midagi, oleme jõudnud selleni, et me oleme saanud oma väikse toodete ja väiksed puhtad tooted ikkagi siit Eestis poelettidele ja väljaspool Eestit poelettidele. Et tegelikult ma usun, minu kogemus või selline pisikene kogemus, ma ei saa öelda, et see suur on viidanud sellele, et tegelikult meid ei takista mitte miski. Kõike on võimalik teistmoodi teha, kõike on võimalik muuta. Aga eks loomulikult siin võtmesõna on selline koostöö, et ühiselt teha, et üksi ei suuda midagi. Et kui meil ei oleks täna, jah, kui on küsimusi? Jaa, väga õige. Et siin tuli küsimus, et kui teistel toodetel on nii madal hind, et kuidas siis sellega konkureerida saab või kuidas selles üldse ellu jääda, see on väga õige küsimus. Täna siiski maheturul Euroopas, nagu ma näitasin ka, on täiesti arvestatav nišiturg olemas väiksel määral, mis ei ole muidugi suurtes mahtudes võrreldav. Kui me räägime näiteks Eestis, siis eestlane, ütleme nüüd mahepoest, ostab 2% eestlastest ainult või alla selle ostab nüüd mahepoest toodangut. Aga eestlastel on muidugi endal maalapid, nagu siin ka enne välja tuli, nii et tegelik meie toidulaud, mida me tarbime, on mahedam ja puhtam. Ja see on ka, ma lõpetan ka ära, ja see on ka põhjus, miks täna võib-olla tundubki meile natukene imelik, et miks ma peaks seda poest ostma, kui meil on kodus maalapp olemas. Ja kõige parem ongi tarbida kodust loomuliku puhast toitu. Aga mujal linnastunud ühiskondades on selgelt see urbaniseerunud just ühiskonnas on selgelt see, et on tärkamas aina rohkem ja rohkem inimesi, kes väärtustavad mahedat ja kes väärtustavad ikkagi puhast ja seda ehedat toitu. Seal oli üks küsimus. Jah, küsimus, kui suure osa moodustab pakken, kes
See on väga hea küsimus. Protsentuaalselt, Ahto, kas sa mäletad? Kuni 5% võib. Aga see on tihtipeale see, et me oleme, nagu eelpool öeldi, et plastikut me ka ei fänna, et oleme valinud ka sellised klaaspudelid ja ikkagi klaasi sisse panna, mis ka omakorda on täna natukene kallim viis asju ajada, aga siiski selline teadlikum valik. Ma lähen natuke edasi, et millised võimalused siis üldse on nagu just nimelt sellisel keerukal konkurentsi, kus tavatoode on kõvasti odavam ja kus ikkagi ju ka maheturul on teatavaid tegelasi. Aga just Eestil ma usun, et on võimalik lüüa selliste unikaalsete või veel täitmata toodetega, kus ei ole tootegruppides, ei ole väga palju valikut. Esiteks seal on ruumidena, nõudlus on selgelt suurem kui pakkumine, et väga suur puudus on näiteks külmutatud mahetoodetel, see sektor on täiesti katmata ja kindlasti tuntakse puudust ka mahelihast üldiselt Euroopas. Teine võimalus on kindlasti selline hea kvaliteedi ja hinnasuhtega, aga see on selline suurem ettevõtmine ja seda peaks juba suuremalt mõtlema, et kuidas saavutada selline positsioon, et meil oleks hea kvaliteet, hea hind. Kindlasti väga oluline on teadlik eksport. Teadlik eksport tähendab seda, et mismoodi ikkagi täna välisturgudesse minna. Omast kogemusest oleme läinud täiesti nagu Eesti ettevõtja läheb, sukse kõhutunde pealt, aga on olemas süstemaatilised teadmised Eesti Kaubanduskojal ja EAS-il, kellelt kindlasti soovitan nõu pidada, kui keegi selle ekspordi peale mõtleb. Ja kindlasti üks selline oluline konkurentsieelis on see, et olla aus, usaldusväärne ja selline avatud partner oma Euroopa partneritele mujal riikides. Siin siis väike pilt. Need on siin nüüd seinal olevad on kõik sellised toorained, mida me otsime ja täna reaalselt ostame. Ning kõige pea me näeme, et seal on juba kriis, et meil ei ole Eestis seda saada. Et kogu meie tegevuse põhimõte on see, et just Eestis kasvatatud tooraine põhjal toota see toode valmis. Nii et seetõttu kellegi vähegi mõtet, siis siit võib leida midagi, mida teha. Täna on ka jaekaubandusest väga tõsine probleem vabalt kasvatatud kanade munad. Et teades, et erinevate talunike, kes kasvatavad mune, olid see suvi tõsiselt hädas, sest ei jõudnud tarnida nii-öelda ka suurematele kettidele, mis on kaubamajad ja Stockmannid ja nii edasi, et rääkimata mahepoodidest. Et siin siis mõned võtted, et jah, et kindlasti mahetatra jahu, mahemuna, piimasaadustest täna on täiesti kriis jogurtist, võist ja hapukoorest, kõiki köögivilju, puuviljad ja maitseained. Tihtipeale, miks ma seda siin rõhun, et seda teha, sest ma tean, et meie kodumaal on palju selliseid talupidamisi, mis tegelikult oma olemuselt on mahedad, et tihtipeale see bürokraatia on see, mis natuke peletab seda nii-öelda maad ära tunnustamast. Aga siiski, kui kellelgi vähegi huvi, julgustaks kindlasti siinkohal seda tegema. Nüüd selle pisikese kogemuse pealt, mis me oleme saanud, oleme siin 2-3 aastat nüüd Skandinaavia just eksportturgudel tegutsenud Soomes, Rootsis, Taanis. Et on sellised, see on hästi lai ja pikk teema, kuidas minna ühele eksportturule ja seda ma siin kindlasti rääkida ei jõua, aga sellised 3 põhiasja, mida sellel aastal on selgeks saanud, on see, et number 1 on kindlasti selge turu-uuring ja seda teha koostöös mõne konsultandiga, nagu ütlesin, Kaubanduskoda või EAS. Teine asi on jumala eest, kui kellelgi on, ma küsin korra vahepeal, et kas kellelgi on plaanis olnud, et kasvataks midagi mahedat ja teeks kodumaale ja teeks ekspordiks üldse siin saalis? Et number 2 asi siis teile kindlasti on see, et ärge jumala eest minge otse poodide jutule välisriigis, eriti selles valdkonnas, et siin tuleb ikkagi kaasata edasimüüjate abi või kohalikku nii-öelda maaletoojat, distribuutorit. See on esimene nii-öelda enda kogemusest saadud õppetund, et me tahtsime poodidega minna nii-öelda otse oma tooteid pakkuma, et nemad ikkagi eelistavad, et keegi kohalik toob neid maale ja transpordib. Seal on logistilised juba põhjused, miks nad nii eelistavad. Eks see annab hinnale oma mõju kindlasti, aga kahjuks täna see süsteem nii toimib, et ikkagi kindlasti üks võtmetegur on edasimüüjate kaasamine.
Ja loomulikult teadlik turundus kohalikul turul. See tähendab pakendi kujundust, pakendi väljanägemist, toote üldist sisu ja pressimeediat, kuidas kõike seda kaasata. Et uskumatu on minu jaoks, mida ma viimasel nädalal olen avastanud, et kui palju on tegelikult Eestis teadmisi selles valdkonnas, et just Kaubanduskojaga oli siin 3 päeva oli järjest sellised loengud, kus Jakob Saks rääkis väga huvitavalt, mida üks eksportimine tegelikult tähendab. Ja seda meest ma soovitan tõesti südamest, et Jakob Saks on siis selline, kes kui eksportturule mõtlete, et võiks korra konsulteerida. Ja kokkuvõtteks tahan öelda, et täna on tõepoolest seni, mida me siiani Ahtoga oleme näinud, piiramatud võimalused, et mitte miski tegelikult ei takista meil tootmast ühte toredat, puhast ja vanadele väärtustel, kus on nii-öelda enda kodumaalt, metsadest või põllumaalt saadud puhast toodet viia Eestist välja või tarbida siin kodumaal. Miks me viime Eestist üldse välja, on täna see, nagu siin eelpool küsiti, et me ei saaks ega elaks üle lihtsalt ainult Eesti turuga, et täna on see vältimatu selline olukord, aga ideaalis me näeme, et peaks ikka tarbima seda, mis kasvab meie ümber, meie lähedal ja nii on, jah. Mahetoodete üldine hinnataseme vahe. Et kui me müüme Eesti või me müüme välja selles mõttes? Ahto soovib vastata. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis plaksutame. Aitäh! Et lõpetuseks ütleks veel nii palju, et on kaks kriitilist asja, mis meid takistab tegelikult. Ja see tihtipeale minu jaoks enda kogemused on olnud 2 kõrva vahel. Et me ei kipu eriti endasse uskumast, et me teeme tihtipeale ennast natuke madalamaks, kui me tegelikult oleme. Et tahaks öelda, et lükkame seljad sirgu, et usume ise endasse, et kõik on võimalik ja küsigem abi inimeste käest, kes on midagi sarnast teinud. Et see on hämmastav, kuidas ma viimasel ajal on kogenud, et inimesed on tegelikult valmis andma tasuta abi, kui seda ainult küsida. Aga aitäh teile tähelepanu eest!